Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja selle hooaja 4. osavõistlus toimus Kesk-Eestis, kui lähe anti 15. korda toimunud 57-kilomeetrisele Raplamaa rattamaratonile. Üle terve Eesti tuli selleks puhuks kokku reaalselt 700 osalejad koos toetajate, fännide ja peredega. See sari on Eestimaa suurim rattamaratonide sari ükskõik kust poolt vaadata. Pikale distantsile asus seekord 444 rattasõpra. Stardipaigaks oli Lauka-taguse puhkeküla. See tähendas, et võrreldes varasemate aastatega läks rada palju nihkesse. Nii jäid näiteks Keavamäed sõitjatele ületada kirsina tordina loetud kilomeetrid enne lõppu. Õnneks sõiduajaks oli vihm taandunud, mis tegi olemise küll palju mõnusamaks, ent rada oli siiski mudane ja libe. Sõitjatele tähendas see, et tuli olla hoolsam ja tähelepanelikum. 27-kilomeetrise distantsiga traditsiooniline Fruit Expressi poolmaraton sai lähte 1,5 tundi hiljem. Nende rada kattus alguses paljuski pika distantsiga, kuid Paluküla mägedest keerati sisuliselt ots ringi ja tuldi tagasi. Võidusõit algas kohe aktiivselt, kui juba 8. kilomeetril oli teistest poole minutiga eest ära läinud Veloplussi esindav sarja liider Gert Jõeäär. Jälitajate grupis väntasid aga ohtlikud mehed. Üleni valges valitsev Euroopa meister Peeter Pruus, teise etapi võitnud Dmitri Sorokin, Silver Schultz, Ivo Suur ja Sten-Erik Ottender. Neist omakorda pea minut hiljem tuli suurem grupp, kus sõitsid ka Kaspar Austa ning just siin aasta tagasi Eesti meistriks kroonitud Peeter Tarvis. Kaheksa kilomeetrit hiljem Europargi mäefinišis oli kohalik mees kohalikust Komo rattaklubist Peeter Pruus aga vahe Jõeäärega kinni sõitnud. Äsja maailmameistrivõistlustel esikümmet sihtinud, kuid 15. kohaga leppinud Pruus näitas nüüd oma võimu. Ent ka Jõeäär ei ole papist poiss. Võitis ta ju äsja Eesti meistritiitli maantee grupisõidus ja hõbeda eraldi stardis. Nii Ohekatkul kui ka Kungla talu juures sõitsid mehed koos tugeva tandemina. Ülejäänud nelik püsis ikka sama kaugel, nii minuti juures. Nende järel olnud suurest grupist oli plehku saanud Tarvis, kes aga peagi end sinna tagasi lesi, et vältida sirgetel lõikudel üksi külje ja vastutuulega võitlemist. Kuna kõik tahtsid ees olla, siis oli esimesed 2 rida olid siuksed mehi täis, kes nagu ilmselt on esi 50 võib-olla, et ja siis esimesed kurvid siin lasti kohe pikaks ja Gert sai eest ära. Ja Tarvis vist jäi ka sinna taha, et ma ei tea, et kas on seda vaja teha siis tegelikult, et laske nendel sõita, kes siis nagu ikkagi esi 10 sõidavad, et põhimõtteliselt ma arvan, et Tarvisel rikkus suht kokkuvõtte praegu päris palju rikkus seda ära. Et ilmselt oleks muidu meiega ikka olnud, ma arvan. Kui mäefiniši võit läks Jõeäärele, siis Kardena vahefiniši võidu noppis Tarsi talu juures juba Pruus. Nüüd on üldarvestuses Jõeäär mägede kuningas ja Pruus sprintide kuningas. Keava mägedes võib Pruus öelda tere pea igale puule ja rohuliblale, kuna need on kodumäed ja treeningkilomeetreid on siin kogunenud meeletul hulgal. Nii pole ime, et siin läks tal gaas põhja ja vahe kasvas Jõeääre ees iga läbitud kilomeetriga märgatavalt. Jõeääre edu aga teiste jälitajate ees oli juba ligi 2 minutit. Keava mägedes sai selgeks nii palju, et 3. koha peale olid jäänud võitlema Sorokin ja Ottender. Finišiks oligi kõik selge. Peeter Pruus võis tulla rahulikul moel üle finišijoone
Võit oli täna auga välja teenitud. Ühtlasi oli ta ka kiireim mees Hans Krohe kiirenduskilomeetril. Kohe seal keava alguses ta tegi väikse vea ja ma läksin ette ja vaatasin, et ega tal väga kerge pole ja mul oli üpris hea tunne veel. Siis ma panin gaasi põhja ja vaatasin, et ta enam loobus kohe või tal oli raske, ma ei teagi täpselt. Ja nii ma läksin hooga oma sellises väga kõvas tempos ja nautisin seda metsa, mida ma tunnen nii hästi. Teisena tuli Gert Jõeäär. Kaotus kogunes lõpuks napilt alla 1.50. Siiski säilitas ta pärast 4 etappi Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja liidrisärgi. Kolmandaks sprintis Dmitri Sorokin Sten-Erik Ottenderi ees. 5. oli Silver Schultz, 6. Ivo Suur. 7. koht vaevalt lohutas oma isa Peetri kujundatud rajal Peeter Tarvist. Naistest oli sel hooajal teistkordselt kiireim Mari-Liis Mõttus, kes üldarvestuses sai kõrge 70. koha. Peamist konkurenti Grete Steinburgi edestas ta finišis siiski vaid 6 sekundiga. Kolmandaks tuli Jaanika Lõiu. Sarja roosa Subaru kirjadega liidrisärk jäi aga ikka veel Steinburgi selga. Rõõm on tõdeda, et Herkules lastesõitudest on jätkuvalt meeldivalt palju osavõtjaid. On ju iga Estonian Cup sarja osavõistlus kui suur kogupereüritus. Tegevust leiavad kõik, kõige väiksematest kõige suuremateni, soost olenemata. Ent nagu ikka, oli eraldi tähelepanu all kuni 12-aastaste vanuseklass. Oma 4. võidu järjest võttis tüdrukutest Karolin Surva. Loomulikult jääb tema kanda ka liidrisärk. Poistest võttis kindla võidu Henri Valmsen, ent liidrisärk jäi siiski teisena päral olnud Christopher Märtsoni selga. Üllatav, et kõike sai. Ma olen siin kunagi koolis käinud ja ma ei leidnud ühtegi mäge ja täna vaatan, isegi linnus on olemas. Super! Meenutab seda Tartu maratoni rada, kus oli hästi porine aeg aastaid tagasi. Täpselt selline hea tunne tuli. On üks imeline maa, seal kus silmapii. Mudaravi, tasuta peaaegu. Sealt pole seda keegi suutnud leida siiani. Vägev, ilm on ikka kõige parem rajameister. Ise tegin küll raja, aga ilm on päris hea. Otsitud kaua on juba aastasadu. Huvitav ja päris libe rada oli. Selleks on keerulisi radu. No ma ei tea, võib-olla mõnele meeldi, aga minule meeldib vihmaga sõita. See on kiirused väiksemad ja siis tuleb nagu rohkem see sõidu. Tähendab, tehnika tuleb välja. Kus on minu Shangri-La, kus kõik mured haihtuvad, iga päeva hädad kaovad jäljetumalt. Rändama, miski sunnib mind sinnamaa. Tahan viia sind kõrgemaal, lennata, soovin aina veel õnnemaal endaga viimaks rahutee. Rada oli väga mõnus tegelikult, et ise lihtsalt natuke nõrk. Väga sopane sõit on nagu näha ja ratas üldse ei veerenud. Oli juba alguses 10 kilti päris hea tunne, aga siis üldse veerema ei hakanud ja siis surin täitsa ära, siis hakkasin kogu aeg sappa teistele. Sulen silmad ja ma näen, mis mind ootab ees. Kuidas peagi sinuga siit lähen ära kaugele. Jumala lahe oli, see oli mul esimene rattasõit üldse. Vahepeal tuli rattal see kett ka maha ja kumm tuli, see rattas üldse tuli alt ära ja siis jamasin sellega. Mõtlesin, et pean üldse pooleli jätma, aga ei pidanud. Sain korda. Ma ei kujutanud üldse ette, milline see välja näeb. Mul ei ole isegi vahetusriideid kaasas. Ma ei arvanud, et see siuke sopp on. Lõpuks oma õnnemaa, kus kõik mured haihtuvad, iga päeva hädad kaovad jäljetumalt. Rändama, miski sunnib mind sinnamaa.
sinnamaa. Tahan viia sind kõrgemaal lennata. Soovin aina veel õnnemaal endaga viimaks rahutee. Ega ikka endaga võistlus, enda ületamine ja see tunne, et sain hakkama. Jõudsin finišisse elus tervena ja isegi suudan intervjuud anda. Tundus, et päris hästi läks, kuigi tegelikult hommikupool oli väsimus peal ja ilm paha ja aga stardipauk käib ära, siis on juba ükskõik mis ilm on ja kõik muud asjad. See on ka hea, et seal, kus see oli vahefinišis või kuskil on see, et vahepeal näitab kohta su numbriga, et mitmes sa parasjagu oled, siis nagu innustab, et kas parandada või on juba lootusetult hilja. Rändamaa, miski sunnib mind. Ma tulin ootusega, et saada elamust ja sain selle. Tahan viia sind kõrgemaal. See, et sa saad võimelda siin ratta peal ja saad näha maastikku, mida sa kunagi pole näinud. Tänud korraldajatele, nad viitsivad teha selliseid radu. Rändamaa, miski sunnib mind. Järgmine Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja osavõistlus sõidetakse juba 15. juulil Jõgevamaal, kui Kuremaalt antakse start 10. Kalevipoja rattamaratonile. Kohtumiseni! Rändamaa, miski sunnib mind sinnamaa. Tahan viia sind kõrgemaal lennata. Soovin aina veel õnnemaal endaga viimaks rahutee.